Tervitus kõikidele elupalli taga jälgijatele. Järjekordne episood rullub kohe-kohe lahti teie ees. Tänane külaline mul on mees, kes tegi A-koondise debüüdi eelmise aasta septembris ja sellega ta sai läbi aegade Eesti kõige nooremaks A-koondise mängijaks. Tere tulemast saatesse, Patrik Kristal. Tere. See, et see eelmise aasta septembris tegid debüüdi, olid 16-aastane, 9 kuud vana ja 27 päeva. On see sinu jaoks ka oluline? Ikka ma arvan mingis mõttes, et see on ikkagi rekord ju. Selles mõttes, et muidugi see on tähtis mulle. See oli nagu, ütleme siis nagu alg mu koondise karjääril teise sõnaga ju, et ma mäletan Balti turniiril ma ei saanud, siis ma olin nagu vihane, ma ei tea, enda maailma kõige peale, aga õnneks mul on hea tugi taga, kes räägib mille ikkagi mõtte pähe ja siis rahunesin maha ja siis tuli see debüüt ära ja ma arvan, poole paremaks läinud kõik. Aga siis, sa ütlesid, et sa olid vihane, olidki siis nagu, sa tegelikult tahtsid nagu varem ja ootasid seda võimalust ikkagi pikki silmi? Jah, et ma tahan asju liiga kiiresti kohe, aga jah, et kui ma läksin sinna, siis mul oli kohe siuke, et ma pean nagu mängu saama, et ma pean näitama, et ma pean nagu näitama inimestele, et ma pean mängu saama ja siukest asja oli. Hüppame pärast selle koondise teema peale tagasi, aga alustame kõigepealt sinu lapsepõlvest. Sa tegelikult oled üles kasvanud, võib ju nii vist öelda, et nii-öelda jalgpalli perekonnas isa Marko Kristal 143 mängu koondise eest. Ta on ikka kõva verstaposti sul ette pannud. Ajad seda numbrit taga ka enda sisimas või tegelikult see pole üldse oluline? Kui sa mõtled, tegelikult ei ole oluline, aga mina tahan selle kätte saada. Ma tahan esiteks ta väravad üle lüüa, ta oli 9 eest. Nii et ma tahan selle üle lüüa, ma tahan kõik üle lüüa, ja seda teinud on. Mul on oma siuke väike nali, et nagu ongi, et veel teatakse mind, kui iga kord, kui ma midagi teen, on, et Marko Kristali poeg. Varsti ma tahan, et oleks vastupidi. Ta on Patrik Kristali isa. Kui midagi tuleb. ja, Delfi suurelt kirjutab. See on minu siuke väike ees. Patrik Kristali isa sai 73. Jah, täpselt. Veel, kui midagi on, siis Marko Kristali poeg on teinud seda. Vägev. Esimene kokkupuude sul tegelikult jalgpalliga oli ju väga varaselt selles mõttes, et mainisin, et Marko sinu isana sel hetkel vist, kui sina jalgpalli juurde jõudsid, oli ta juba treener. Aga mis su esimene selline enda emotsioon või kui sa meenutad, mis asi sul üldse nagu kõige esimesena meeles on üldse jalgpalliga seoses? Ma mäletan seda, et kui ma esimest kord, kui ma mäletan midagi jalgpallis, siis see oli Tammekas, sest Marko oli Tammekas treener sel aeg. Ja ma mäletan, ma lihtsalt olin seal trennides kaasas, sest oli juba hommikul seal, õhtul oli vist Tammekal trenn ja ma kogu aeg kuidagi smuugeldasin ennast kogu aeg trennidesse sisse. See nii, et mingi grupil oli, vahet ei ole, mis vanusegrupp oli, ma olin seal, ma istusin, seal oli näge, siis treener ütles, no tule. Ja läksin ja tegin trenni, et see on mu esimene mälestus sellest, et ma alati, vahet ei ole, mis klubis ta läks, kui ta läks Levadias või täpselt samasi. Et ma läksin sinna ja ma lihtsalt istusin seal ja siis üks hetk olin trennis sees ja tegin trenni lihtsalt. Aga vana sa olid, mäletad, millal sa esimesena nagu nii-öelda ametlikult trenni läksid? Ma arvan, kas ma olin 5 või 4, ma mäletan. See oli Harjus laagris, ma läksin. Ja su rada sealt edasi oli Harju ja edasi läksid? Kalevisse. Ja Kalevis oli siuke naljakas asi, et kuna ma alati mängisin aasta vanematega kogu aeg terve elu, siis treener ja mu grupp oli aasta vanem ja ma olin nendega ja siis tänu sellele me mängisime aasta vanemat liigat. Ja siis sealt tuli, et U15 koondis tuli. Ja need mängivad ju ka seda sama liigat. Ja ma ei saanud siis mängida enam Kalevi eest, sest sa ei tohi mängida sama liigat. Ja siis oligi, et 1 aasta enne, kui ma Levadiasse läksin, ma mängisin ainult seda U15 koondist. Kas sa trennis juba siis varakult said aru, et sa oled teistest parem või need, et sa mängisid aasta vanematega tasakaalustas sel hetkel ära? Ma arvan, nii noorelt sa ei saanud aru. Ma just nii noorelt läksin trenni ja nautisin seda. Aga eks ma arvan see, et natukene, et võib-olla mul on midagi, mille pealt nagu minna on, siis kui oli U15 koondis ja kui Levadia mind tahtis, siis sealt ma sain aru nagu. Aga enne seda noorena mäletad, tegite papsiga ka kodus mingeid harjutusi asju, ütles sulle ette, mida tegema peab, et sa teeksid mingit nii-öelda trenniväliselt ka midagi? Oli mingi selline asi teil kodus ka või pigem mitte? Ei olnud pigem. Ma arvan, me niisama mängisime lihtsalt oligi, et ta mind mingi jooksma sundis käima, nii ei olnud, et
nad ei ole kunagi, mu vanemad ei ole kunagi nagu sundinud jalgpalli mängima, ma olen ise seda hakanud mängima selles mõttes. Ainuke asja, mis ma mäletan, oli karantiini ajal, kus me käisime suht tihti oma isaga mängimas kuskil. Aga oled sa mingeid teisi trenne ka teinud või sa oled algusest peale 4-5 hüppasid jalgpalli ja teisi asju? Ei, ma läksin, ma ei tea, kui vanalt, ma läksin 7-8, ma läksin korvpalli. Sest mu parim sõber Kullamäe mängis, tema läks minu pärast jalgpalli ja mina läksin tema pärast korvpalli. Ja mängisime korvpalli, mängisin 4 aastat korvpalli, 3 aastat. Mul korvpall väga meeldib, aga siis oli vaja valida, et kumba ma nagu edasi tahan teha ja ma hakkasin jalkat edasi tegema. Lõpus oligi nii, et ma lihtsalt tegin 1 kord nädalas, käisin korvpallis niisama. Aga kas samaaegselt mängisid jalgpalli edasi ka või? Jaa. Okei, käisid nii-öelda 2 trennis? Jaa, mul oli minu mõttes, noortena sul ei ole vaata iga päev trenn, siis tead seda oma kava ja siis oligi, et esmaspäev jalgpall, teisipäev korvpall, kolmapäev jalgpall, neljapäev jalgpall, reede korvpall. Ja siis oli probleem, et kui turniirid olid samal ajal, siis oli, et pidin valima. Kumba tihti peale valisid? Pigem oli vist jalgpall, ma mäletan. Aga mulle väga meeldis need kossuturniirid, need olid väga ägedad. Vägev. Aga mingid teisi alasi rohkem teinud ei ole? Ei ole. Oled mõelnud, et oleks tahtnud mingit asja veel proovida? Ma ei usu. Ei, kindlasti mitte. Korvpalli, jalgpall ikka on, ma arvan, need on piisab mulle. Nüüd aeg-ajalt, kui sõpradega kokku saad, te pigem mängite jalgpalli või te pigem loobite kossu ka? Kui ma pigem saan kokku, siis pigem loobime kossu, ma arvan. Enamus ajast mängin padelit. See on toppospordiala. Aga jah, enamus ajast kas kossu. Jalgat on raske, kuidas sa mängid? Ei saa tagasi hoida seal. Jah, mul on osad sõbrad on ju teis ka ära jaanid, nad ei saa pallile pihta. See nii-öelda pädel on sul praegusel hetkel siis hobiks? Jah. Palju sa seda mängid? Enne koondist mängisin natukene, peale koondist olen mänginud, et kui aja leiab ja inimesed kokku saab, siis on alati hea minna, et siin isade vastu oleme mänginud ja alati on nagu väga äge ja see on siuke hea trenn. Aga Saksamaal? Saksamaal ei ole ühti korda veel mänginud. Et ma ei tea, kas seal kindlalt on. Kindlalt pean tegema seda. See on hea, et sa välja tõid selle. Okei. Millal sa ise aru said? Sa ütlesid 10-selt pidid otsustama. Kas see oli see hetk, et sa said aru, et ma tahan saada jalgpalluriks või? Või tuli see hiljem? Ma arvan, see oli kogu aeg mul kuskil taga vaata, et sa tahad saada, aga ma arvan, kui ma päriselt sain aru, siis see oligi, kui Levadia tuli, ütles, et nad tahavad mind nagu siis ära osta ja mind esindusse tuua, siis ma mõtlesin, et okei, et seda ma tean, et see on ainuke asi, mille poole ma nagu pürgin ja see on ainuke asi, mis ma teha tahan. Sel hetkel siis suure tõenäosusega said aru, et Eesti üks parimaid klubisi tahab sind enda ridadesse. Suure tõenäosusega sa mõtlesid ka, et tuleviku vaatest, et kuhu ma tahaksin jõuda, oled enda peas mingi sihi võtnud ka, kuhu sa ikkagi lõpuni tahad välja jõuda? Ma arvan, et jaa, et kui sa saaksid ikkagi top 5 liigaks põhimeheks, siis see on juba suur saavutus. Et ma arvan, et nagu ma olen öelnud, et ma unistan pigem suurelt, kui ei unista üldse selles mõttes, et miks mitte teha mingi väga haige individuaalsaavutus nagu selles mõttes, et saada mingi individuaalhauhindu või midagi, et mida keegi pole varem saanud Eestis. Et miks mitte selle poole pürgida. Aga mis on sul keerulisi hetki olnud noorena, ma mõtlen just, et sa praegu on noor mees, aga ma mõtlen nii-öelda lapsepõlve tagasi vaadates, et kui sa pidid otsustama selle korvpalli ja jalgpalli vahel, see võib-olla, aga nagu on mingid hetki tulnud veel, kus... Jaa, ma arvan, need esimesed, mitte siis nagu meeskonnaga trennid, vaid need eratrennid Levadias, mis mul olid. Et ma arvasin, et ma olen nagu tehniliselt hea vend siis veel. Ja siis ma tegin neid trenne ja siis ma ütlesin, et ma ei saa ikka nagu mitte midagi, ma ei saa ikka üldse hakkama seal. Ja siis oli, ma mäletan peale eestsat trenni, ma nutsin kodus, et ma ütlesin, ma ei saa hakkama seal. Aga jälle mul oli hea tugi taga ja siis oligi, hakkasid niimoodi edasi trenni tegema ja nüüd need asjad, mis ma seal tegin, need tulevad nii lihtsalt välja lihtsalt. Kes seda trenni sul andis sel hetkel? Mulle andis Savic, siis Mitic, Andrejev ja Uroš, fitness coach. Teil oligi eraldi siis nagu sulle mingi väike programm? Yes, jaa, et oli nii, et ma tegin hommikul, tegin siis kas esindusega või esindusega tegin trenni ära ja õhtul läksin siis Maarjamäele ja tegin seal eraldi veel edasi. Saad visata mingi asja õhku, mida te siis tegite, mis see nagu selle raskeks tegi? Jaa, näiteks ma õppisin normaalselt kõksima. Et ma arvan, see on jalgpalli üks kõige, et inimesed
et ma kõksin, aga tegelikult nagu inimesed ei oska kõksida. Et kuidas õigesti kõksida, puuted õhust, söödud, kuidas õigesti sööta. Et ongi väga basic asjad nagu, mida kõik oskavad, aga nagu, et need väga hästi teha. Aga kuidas siis õigesti kõksida tuleb? Sa kõksid ikkagi nagu selle kohaga siin. Sa ikka õhku kõrgemale, et enamus ju kõksivad varba otsaga enda poole, aga õige on ikka, kui pall ikka tõuseb õhku kuskil sinu, ma arvan, pea kohane. Huvitav, aga selles mõttes väiksena ju kuskil trennis sellele nii-öelda tähelepanu vist ei pöörata niiviisi? Ei, Eestis kindlasti ma ei tea. Ma tean, et Saksamaal või kuskil mujal ma arvan kindlasti akadeemiates sellel, aga Eestis kindlasti mitte. Okei. Oli veel mingisuguseid harjutusi, mida oskad välja tuua? Sa ütlesid, et õhust mingi söötmise variant oli ka ja sa ütlesid... Jaa, et ongi need kõige lihtsam, minu meelest kõik saad nagu kodus teha, kas vastu seina, et visatakse sulle pall ja õpid nagu, kuidas õigesti oma keha panna ja palli maha võtta näiteks. Et siuksed asjad, ja neid saab nagu, ma tegin neid ise pärast edasi, sest sa saad ise lüüa palju õhku ja ise seda teha nagu. Olid siuksed nagu basic asjad väga-väga heaks saada sul. Vägev. Mis see, et sind on peetud praegusel hetkel nii-öelda Eesti jalgpalli komeediks, on see sulle endale mingid pingeid ka peale panda? Ei ole. Mul on hästi väga palju erinevaid asju öeldud, aga ma ei tunne sellist asja enda arust. Okei. Aga see, et sul isa on selle raja läbi käinud, siis nagu see pigem siin motiveerib, kui paneb pingeid? Jaa, ma arvan, et see lihtsalt annab mulle nagu alati mingi eesmärgi nagu keda püüda või mida püüda nagu selles mõttes. Aga sa ütlesid ennem, et sul on see tugivõrgustik taga. Kes sellistel hetkedel siit kõige rohkem toetab? Suured on see ka perekond, aga kas see on rohkem ema või isa või kuidas see välja näeb teil? Mõlemad, ma arvan, ema, isa, kui on mingi jalgpalli sisene teema, siis isa ta muidugi teeb rohkem selles mõttes, aga mul on minu siis nii-öelda nõustaja agent, kes on mul Saksamaal, et me kutsume perest nagu teiseks isaks teda mul, et ta elab mul väga lähedal Kölnis, ma olen praktiliselt kogu aeg temaga koos. Ja kui mul midagi on, siis tavaliselt me räägime kogu aeg temaga ja ta on ka nagu aitab midagi väga palju. Ja saadki täitsa avameelselt rääkida oma probleemidest talle välja? Jaa, täiesti igast asjast, mis mul on, isegi kui see ei ole jalgpallist, ma räägin talle praktiliselt kõike. Aga kuidas ta jõudis sinu ellu see, nii-öelda ta oli tehniliselt on su agent lihtsalt? Jah, ta oli juba enne minu meelest Rocco ja Vetkali agent ja siis läbi kuidagi sai mu isaga ja siis minuga ja siis tema oli see, kes mind esimesena siis sinna Kölni trialile sai nagu. Ja kuna peale esimest trenni Köln ütles, et tule meile selles mõttes. Ja siis oligi, et sealt ma sain temaga tuttavaks ja siis see usaldus tuli ja nii ta tuligi minule. Aga sa analüüsid temaga koos ka mänge või? Või pigem sellist asja ei tee? Ikka, siuke väike analüüs, et tema peale igat mängu ta küsib, et kuidas oli, et ma ütlen enda poole ja siis ta ütleb mulle oma poole. Ja siis me arutleme seal ja siis leiamegi ühise siukse tee või siukse nõusoleku, et kuidas mäng läks ja ta on väga nagu aus minu vastu selles mõttes, et see aitab mind väga palju. Aga noorest peale isaga on seda analüüsi kõvasti olnud? Jaa, peale igat mängu on siuke asi. Peale igat koondise mängu, peale igat vahet ei ole. Siiamaani. Et istud autosse näiteks peale mängu. Juba hakkab siin pihta. Ja juba hakkab pihta. Aga kuidas see välja näeb? Pigem on see, te analüüsite nii positiivsed kui ka negatiivsed küljed või kuidas? Jaa, alguses ma arvan rohkem negatiivsed küljed. Et eriti kui me näiteks oleks pidanud kaotama kas Paide või koondistega, siis alati ta hakkab rääkima alguses, mis tema arvab. Ja siis ma räägin, ja niimoodi ka on, et pargime automaja ette ära ja ma olen autost välja mitte ühtegi sõna talle, et ma olen lihtsalt üles ära oma tuppa ja ütle talle mitte ühtegi sõna, sest ma näiteks ei ole nõus, aga pärast lepime ära ja kõik, aga on ka sellised juhtumid on nagu. No see on siuke isa ja poja dünaamika, eks mingitel hetkedel kõik me kõnnime oma tuppa ära, kui me ei taha oma isa kuulata, aga see käib asjaga kaasas. Eesti kõrgliigas tegid debüüdi, sa olid 14-aastane ja 11 kuud vana ka Levadia eest. Mäletad sellest debüüdist midagi? Ma mäletan kõike sellest, ma mäletan seda, et me läksime sinna, ma olin pingil, ma mäletan, et mida saad isegi sooja tegema alguses, sa tead küll, kuidas on, vaata, et lähed sooja tegema, siis sa tead, et äkki saad. Ja lõpus oli, et okei, et mine tee sooja, kui punane kaart oli vist, siis öeldi, et mine tee. Ja siis ma mäletan, ma tegin sooja ja siis ma vaatasin sinna pingi poole ja siis ma nägin nagu enda numbrit selle tabloo peal seal, et kes vahetab. Ma mäletan, ma ütlesin sealt, ma vist lähen peale.
ja siis ma hakkasin ka kiiremalt samme tegema kohe, et näidata, et ma olen valmis. Ja siis ma läksin peale ja sealt algaski, ma arvan, see tee siis nagu. Levadia eest lõpuks kirjas sul 5 mängu. Vist küll, ma ei tea. Ja mu pigem küsimus on see, et mille taha lõpuks see jäi, et neid mänge rohkem ei tulnud? Ma ei tea ausalt, ma arvan, igal klubil on erinev vaade nagu mängijate poolest ja ma arvan, et lihtsalt klubil oli teine nägemus nagu, et ma olen väga tänulik, Levadia ju algatas praktiliselt mu karjääri, aga jah, et nad plaanisid siis mängida teistmoodi, et nad ei näinud mind enda plaanides ja nii on, et ma arvan selles, et teine nägemus oli ja see on täiesti okei, nagu igal klubil on oma nägemus selles mõttes. Aga kuni Levadias, kuni sa olid lõpuni välja, tehti sinuga nii-öelda individuaalselt trenni? Ma arvan, kui serblased meil ära läksid, siis jäi nagu seisma. Okay. Et siis mul oli see basic juba olemas, siis ma sain ise edasi teha, nagu teadmine teha ja siis seal enam väga ei tehtud. Aga oli keegi teine ka sul, kes võeti nii-öelda luubi alla, kellega individuaalselt Savits ja kompani tegid või see oli ainukene? Ma ei mäletaks, et äkki nad tegid ka teistmoodi, aga ma ei mäletaks, et oleks olnud. Ma mäletan, ma tegin üksi, kui ma olin, et nagu kellega koos ma ei teinud selles mõttes. Aga meil olid, et kõik noored peale seda, kui ma hakkasin üksi tegema, ma arvan, mingi 2 kuud hiljem hakkasid kõik noored nagu enne trenne tegema sama asju. Okay. Ise oleks soovinud ju kogu aeg suure tõenäosusega mängida ikkagi Levadia eest ka? Muidugi, ma arvan, et ma oleks olnud, kui mul oleks samamoodi antud võimalus, ma oleks muidugi mängid seal. Aga tundsid sel hetkel seda varianti ka, et ma ei tea, trennis hullult palju pingutad, sa näed ka tegelikult võib-olla, et sa nagu väärid minuteid ja sa ei saa neid? Või... Kindlasti, ma arvan, et oli trennides siuke, et kus sa läksid, ma ütlesin, et ma olin päris hea täna trennis, et äkki nüüd saab, et ma olin ju praktiliselt tegelikult oli nii, et ma olin iga mäng pingil, ma arvan, et ja siis sa olidki ja siis aina pandi neid vanemaid mängeid peale ja siis oligi, et okei, et järelikult täna ei saa. Ja peale siis seda nii-öelda teist hooaega lõppu tundsite, et oleks vaja muutust? Jaa, et ma pidin ikkagi esialgu mõtlema, mis minule kõige parem on, et minu karjääri nagu edasi viia ja Paide oli alati öelnud, et Ivan oli alati öelnud, et tule, et me usaldame sind, me anname sulle võimaluse, et tule näita. Tegelikult oli plaan ju kohe välismaale minna sealt peale seda, aga siis jäi seisma ja siis Paide oli nõus andma võimaluse ja ma arvan, see oli minu jaoks kõige parem otsus. Mis variandid veel olid, räägime selle Paide olukorraga kiirelt lahti, mis variandid veel olid enne kui Paidega nii-öelda lepingu sõlmisid? Ma käisin hästi palju igal pool trialitel, et mul oli olemas ju kindlalt ja klubi ja siis juhtus väike dilemma klubis ja ma ei saanud sinna enam. Ja siis ma hakkasin igal pool trialites käima. Kohe ma läksin Bayernisse trialile. Sealt ma ei saanud isegi otsest vastust, miks ma ei saanud, aga mul on päris hea siuke reportkaard endas nagu tehtud, et seal on päris head, et vaatasin strengths ja weakness, strengths oli palju rohkem kui neid weaknesses, aga siis oli nii, et Bayernis olin 2 nädalat, sealt lendasin otse Hamburgi. Olin Hamburgis veel ja siis tulin tagasi, ootsin vastuseid ja siis lõpudeks oli vist nii, et Paide on kõige parem variant. Valencias käisid ka läbi? Jaa, see oli Levadia ajal vist juba. Kas sel hetkel oli sul juba agent, kes seda suunas või kuidas see trialitel saamine käis? Valencias oli vist läbi Levadia, aga teistel oli jah, läbi agendi, et ta saatis mu profiili vist ja neile sobis ja ütlesid, et las tuleb. Ja sellel ajal kogu aeg on, ma eeldan, et suunab ja aitab sind isa? Jah, muidugi, et tema ütleb mulle alati enda arvamuse, lõplikult ikkagi mina teen selle otsuse, kuhu ma lähen ja mida ma teen, aga ta lihtsalt annab enda poolse arvamuse ja enda siukse nagu siukse isaliku teadmise, et mis tema arvab osast, aga lõppude lõpuks teen mina ikka selle otsuse, kuhu ma lähen ja mis ma teen. Võtame lühikokkuvõtte, teeme sellest ka lühikokkuvõtte, kuidas see lõpuks oli, meedias on hullult palju seda leierdatud ka, et kes sind üle tõi ja kes ei toonud. Suures pildis sul oli endal huvi Paidega liituda või Kamps tegi kõne, et tule meile või kuidas see asi oli muidugi nii, et Ivan ja kõik, kes seal olid Paides, ütlesid, et
muidugi, et kui sa saad, mine välismaale, aga et kui sa ei saa, siis tea, et me anname valmis, et me anname sulle selle võimaluse nagu. Okay. Ja välismaale ei olnud võimalus, sest see on nii raske on Eestis, ma arvan, praegu, sest eriti kui vaata, meil on teistsugune hooaeg ja jaanuaris otsitakse nagu kindlalt mänge, et ei ole nii, et meil on vaja seda positsiooni, vaid on vaja nagu kindlalt seda, et jaanuaris on raske minu arust kuhugi nagu minna. Ja siis oligi, et Paide oli kõige parem ja muidugi see, et Kams ise helistas, ise rääkis, see aitas ka, et keegi tunneb pärast huvi nagu, aga jah, et nad ütlesid ka, et kui on võimalus, mina esimesena välismaale, kui ei ole, siis tead, me oleme valmis sulle võimalus andma. Ja Ivan mängis seal tegelikult suurt etturit nii-öelda? Ma arvan küll, et Ivan oli mul ju Levadias ka esimene treener nagu duublis ja ta teadis mind nagu läbi ja lõhki minu meelest, et tema, ma arvan, oli üks suur nendest, kes mind sinna tahtis. Okei. Siis aasta ajaga Paides 31 mängu, 7 väravat olid igati nii-öelda oluline lüli tegelikult Paide jaoks. Mis sa ise arvad, millega sa selle usalduse nii-öelda Paide peatreeneri Ivani näol siis nagu pälvisid? Ma ei tea, ma arvan muidugi see, et kui sa vaatad, jah, ma ei olnud ju alguses jälle, ma ei olnud põhis, ma olin pingil, aga iga võimalus, mis sulle anti, sa pead seda ära kasutama. Ma arvan peale seda esimest Flora mängu, kus ma alustasin, et seal mängida vabalt ja olla siuke nahaalne kaitses ja näidata, et sa reast tahad mängida, isegi kui sa tuled pingilt, et näidata, et sa nagu tahad mängida. Et see nagu annab väga palju sulle juurde, see tahtmine. Ma arvan, see andis mulle väga palju juurde ja mida rohkem sa mängid, mida rohkem sa oled selles nagu seltskonnas, kus on hea kvaliteet, sa ise ju arened ka ja mängude, ma arvan, ma läksin iga mänguga aina paremaks. Oli sul Paides ka mingi individuaalne programm või kuidas sind seal suunati aidati? Ei, seal anti lihtsalt, et kui on vaja, siis vahepeal tegime mingit löömisi ise Tarmoga või oli siis ka füüsiline osa seal, et sellist nagu täiesti, et nüüd me teeme ainult sulle seda, ei olnud, aga kui sa ütlesid, et teeme seda, siis muidugi aidati siin. Aga sa ise sel ajal tegid eraldi ka midagi või nii-öelda nagu sa ütlesid pärast Levadias oli niimoodi, et hakkasid ikkagi meeskonnaga trennis käima, aga ise tegid veel juurde. On sul kogu aeg see läbiv teema olnud, et sa teed ise nagu juurde või? Jaa, et mul on endal see kogu aeg sees, et nagu et peale trenni minna jõusaali või teha midagi, et muidugi sa pead tegema jõusaali teadlikult, aga ma arvan, ma tean, mul on inimesed nagu, kes on öelnud mulle, mida teha ja ma arvan, mul on lihtsalt siuke asi sees, et kogu aeg nagu mõtle see, et nagu enda jaoks nagu ma pean minema lihtsalt, nagu ma pean seda tegema, et ma tunnen ennast halvasti, kui ma ei lähe näiteks. Paidega teil tegelikult oli edukas hooaeg eurosarjas, mis kõige eredamalt meeles on? Ma arvan, see Oskar Hõimu värav on kõige paremini mul meeles. Või siis Stjarnani kodumäng, et 4-0, ma arvan, pole ammu eurosarjas siukest seisu olnud, aga kui ma peaks, siis Hõimu värav oli ikka, see oli ebareaalne. See Pärnus? Jaa. Selline küsimus ka veel Eesti liiga kohta. Kelle vastu oli sul Eesti liigas kõige ebameeldivam mängida? Ebameeldivam? Või sa tead, et see mäng on, siis on see kuju seal jälle, siis sa oled nagu juba kuklas tead, et pead veits madistama hakkama. Mul oli 2, ma arvan. No nii. Mul oli Ainsalu, sest ta oli nii suur. Mäeta jooks mu üks mäng otsa ja mul oli pärast ütles mulle, sorry. Ma ütlesin täistaega, mul tunne, miks sein oleks mul otsa jooksnud. Ja Soomets oli ka, ma arvan. Okay. Et need olid 2 nagu, kelle vastu oli. Et lõhkuvad mõlemad. Jaa, siukest, et peab veits rohkem tööd tegema. Aga positsiooni mõistes sulle endale isiklikult meeldiks mängida 10 peal või on mingi teise eelistusega? 10 peal oleks ideaalne, aga igal pool, minu jaoks nagu keskväli igal pool on suhteliselt sama minu jaoks. Okay. See on minu arvamus, et jah, sul on teised rollid igal pool, aga minu meelest keskväljal mängimine on suhteliselt sama nagu igal positsioonil. Ja Kölnis sind pigem nähakse? 10 peal, aga olen ka mänginud näiteks 6 peal, kui on väga vaja. Nii et nagu jällegi, minu jaoks keskel on täiesti okei, vahet ei ole kus. Räägime sellest kogu sellest Kölni ajast ka. Järgmine samm oligi sinu puhul siis minna Kölni. Räägi sellest, kuidas see algus kõik välja nägi, kus elama hakkasid, kuidas see kõik välja nägi? Ma käisin Kölnis enne, kui ma päriselt allkirjastasin, ma arvan, mingi 5 korda.
ma käisin seal erinevaid teste tegemas niisama linna peal kutsuti, et Köln on mulle nagu väga hästi mind vastu võtnud ja väga hästi minu eest hoolt kandnud. Et nagu ma elan kohas, kus elavad väga paljud nagu, kes on Kölni akadeemias. Okay. Seal mul on oma tuba, mulle tehakse süüa, mind viidakse trenni autoga, kui ma meelest ütlen, mis kell mu trennid on, ja toodakse trennist koju, kui ma tahan. Mis on nagu kõik ette, ma pean ainult jalgpalli mängima selles mõttes. Et see on väga nagu minu jaoks väga ideaalne. Nagu päris. Nagu päris, et lähed kohale, sul on trennid, samal ajal kui on esindusel trennid, sa näed esinduse mängeid iga päev, nagu sa näed esinduse treenerid iga päev, sa kostad sama jõusaali, väljak on top ja sa pead reaalselt lihtsalt jalgpalli mängima. Ja see on nagu väga... Ja aga kooliga praegusel hetkel seis on? Teen Audenteses kooli, et algus oli väike mure, et Saksamaal, kui sa ei ole 18, sa pead Saksa koolis käima. Aga sain ennast kuidagi välja sellest, et ütlesin, et ma olen Eestis oma kool ja pean lihtsalt tegema saksa keelt 2 korda nädalas selles mõttes. Et aga jah, Audentes on minu jaoks nagu väga hea, et ma saan teha seda nii, et näiteks ma tegin koondises ka, et koondises viimased tähtajad, et tegin koondises ära. Et vanemad mehed aitasid ka või? Keegi ei aidanud, ise tegin seal. Ei tegelikult, et jah, et see minu jaoks nagu, ma saan ise valida, mille ma teen, et ma ei pea koolis käima, ma saan rahus teha seda ja see on nagu väga lihtsaks minu jaoks tehtud. On sul siin nagu mingi selline online õppe põhimõtteliselt, vaatad videosi järgi või kuidas see? Ja, et loen ise õppetööd ja vaatan, mis sealt nagu leian infot ja siis teen asjad ära nagu. On keeruline ka praegu olnud või pigem on ta... Vahepeal on küll olnud, et sa pead vaata ise õppima, nagu see on raske, et keegi ei seleta sulle asju ära, aga ma arvan, ma valiks selle iga päev, kui käiks iga päev koolis. Ma ei suudaks. Palju sul neid trenne on seal, kui sa ütlesid, et elad nii-öelda staadioni kõrval, kui tihti seal käima pead ja kuidas see välja näeb? Meil on tavaliselt nii, et meil on kas esmaspäev vaba vist. Esmaspäev alati vaba, esmaspäev pühapäev. Siis teisipäeval on 1 trenn, kolmapäeval on 2 rasket trenni, neljapäeval on 2 rasket trenni, reedel on siuke okei trenn, reedel on ka 2 trenni ja laupäeva mäng öelnud, pühapäeva mäng ja esmaspäev vaba ja samamoodi tõusu. Mis tähendab 2 rasket trenni? Mis need rasket trenni? See on näiteks siis esimene on palliga näiteks ongi, sul on näiteks teisipäeval või kolmapäeval on suur mäng, kus sa mängid 8x8, 9x9, sa tead küll, kus sa jooksed ja see on rasked ja siis lähed tund aega vahet, käid söömas, samal ajal söök on söökla üleval, käid söömas, puhkad ja siis on raske trenn nagu jõusaalis jalgadele. Teed jalgadele hüppeid, kõige nagu max raskusega, mis sa suudad teha. Kogu aeg on põhimõtteliselt max raskus? Kogu aeg. Seal ei ole nii, et täna ma teen nii öeldakse, et paneb paberile kirja, mis sul olid, ta vaatab, ütleb, et okei, sa oled näiteks 3 nädalat teinud 110 kilo kükke, proovime 120, proovime niimoodi. Kogu aeg ikka surutakse? Jah, näiteks, ja siis on järgmine päev, kui sa mõtled, okei, meil oli 2 rasket trenni, mõtled, nüüd saan puhata, järgmine päev on väiksed mängud. Mängid 5 versus 5, 4 versus 4. Intensiivsus ja siis lähed jõusaali ja teed ülakeha. Ja seal on ka, et maksros rinnalt surumine oli, et teed 60 kilo, nii kaua, kuni suudad teha 4 ringi, nii et iga kord teed 10. Siis paned 2,5 juurde, paned 5 juurde ja niimoodi lähed ainult edasi. Aga seda jõusaali tehakse siis nagu pigem rohkem, tundub vähemalt ikka kõvasti rohkem kui Eestis tehakse? Jah, nagu väga palju rohkem, et mul on ju 1 jalgadele iga nädal ja 2 siis kehale iga nädal. Et seda tehakse nagu väga palju, seal on nii füüsiline, see on väga tähtis, et seal on vaja, et sa jaksad joosta, saad veel tugev ka, et sa suudad nagu ja ma olen seda nagu muutust näinud nagu väga kiirelt enda kehas. Et see, kuidas sa jõusaali teed ja see toitumine ka, mis seal on, nagu see on nii teistsugune. Aga toitumine, sa ütlesid, toidud tehakse ette taha ära, ongi siis pigem rõhk ikkagi mingi kvaliteedil? Jaa, et seal, kus ma elan, seal tehakse sulle sul on kava, mis päev iga, aga sa saad ise ka, et seal on süge nagu buffee pandakse välja, vali mis tahad, aga kui sul ei maitse, mine võtta ise kanariisi, seal on kõik, nagu reaalselt kõik olemas. Jogurtid, kanariis, makaronid, vahet ei ole liha, kõik, tee mis tahad, nagu võid ise süüa teha. Okei, aga keegi nõustab ka sind sellega, et kuule, pigem võiks võtta neid asju? Jah, et ma küsisin ise sealt fitness coach'it endalt, et kas sa saad mulle teha sükse toitumiskava. Ütles jah, et ma võin teha sulle, anna mulle aega. Tegi mulle toitumiskava, kus olid kõik kirjas, et mitu grammi, palju seda, et miks seda ja seal on, et päeva lõpuks palju proteiini, palju valku,
palju proteiini ja palju süsivesikuid ja palju siis rasva pead sööma. Ja see aitas mind väga palju füüsiliselt. Päris mõnus. Hommikuti täpselt samamoodi buffeed asjad? Jaa, hommikuti saad seal, toodakse Saksamaal on sul pretsleid, croissante, tee mis tahad. Valis ja muna, kõik on olemas. Nagu elaks hotellis terve aja? Väga mõnus. Väga mõnus. Sa ütled, et need trennid Eesti trennidega on väga erinevad, pannakse palju rõhku. Kas sa ise tunned, et see asi on ka Eestist nii-öelda puudu? Või meie kultuuris peaks olema mingid teisi asju, mida peaks ennem arendama? Ma ei saa nagu vaata seda öelda, sest ma ei tea, kuidas teistes klubides on nagu Levadias, kuidas nüüd on, kuidas Floras või, aga ma tean, et Paides meil oli hästi suur rõhk nagu taktikale, mis on nagu okei, aga näiteks seal Kölnis on hästi palju rõhku sellele just, et mängi iga päev, mängi, et taktikat teed 1 korra nädalas näiteks, et ongi, et mulle meeldib see rohkem, et ma saan mängida iga päev nagu ongi, sul on iga päev on nagu siuke challenge, et 5 versus 5, 9 versus 9, et sa pead võitma. Seal on öeldigi, et me tahame teha sellist, et sa ei taha trennis kaotada. Kui sa trennis kaotad, saad närvis, saad kettas, sa ei taha sellist asja nagu. Et see meeldib mulle rohkem. Ja see taktikalist osa, ma ei oska öelda, igal klubil on oma see nägemus, kuidas sa tahad trenni teha, aga ma arvan, et see on alati hea, kui sul on trennis siuke väike rivaalitsus sees, et keegi ei taha nagu kaotada. Kölni duublis paljudel on siis neid noori sinuvanuseid, kellega see rivaalitsemine tekib? Minu vanuseid seal mitte ühtegi. Et seal oli ühtegi alla 18 aastast. Et isegi kui ma läheks mängiks 19, ma oleks ikka kõige noorem seal. Aga meil on väga suur minu meelest siuke päevade lõpuks olid ikka sõber inimesega, aga näiteks meil on hästi palju trennis nagu reaalselt kakluseid. Et inimesed lähedki üksteist tõukama, lükkama ja treenerid vaatavad kõrvalt. Ei lähe sinna, et lõpetage, me peame ise ära lõpetama ja läheb trenni edasi, nagu mitte midagi oleks juhtunud. Ja ongi nii, et see ongi... Lasevad nagu ise pigem ära klaarida need asjad, et meeskond saaks ise hakkama. Jah, et ongi, sul on siuke suur nagu... Sa pead näitama iga trenn, et sa oled kõige parem. Kas algul tundsid seda ka, et ma olen kõige noorem, et mind veits hoitakse või tullakse ikka täiega kossi sisse? Ei, sulle tullakse ikka kohe, et seal on, meil on palk nii keskkaitsed on see, kes lendavad sulle kohe sisse, vahet ei ole, kui vana sa oled, kes sa oled. Aga enamus, sa ütlesid, et ei ole nii noored, aga kui vanad, mis vanuses enamus on? Enamus on siuke 20, osad on 18, osad on, meil on paar siukest vanemat, kes on 25, 24, et siukses vanuses ma arvan. Ja Kölnist esindusest tuleb vahepeal ka sinna mängima? Või kuidas see? Väga harva tuleb, väga harva. Võib-olla ainult need siis, kes on nagu, kes kõik teavad, et on duublimängija, on noorem, aga on esindus näiteks pingil on, siis ta tuleb alla. Aga väga harva tuleb nagu esindusmängijad, kes on reaalselt esindusmängijad tulevad isegi alla. Kui ta on vigane olnud, siis ta ei tule pigem sinna mängima? Siis ta tuleb, aga siis ta on, ma arvan, maksimum 1 mängu seal nagu. Et ei ole nii, et nagu meil Eesti liigas vahepeal on, et tuldab kogu aeg, aga seal tuleb väga harva tuleb, et nad pigem rõhutavad sellele, et mängivad oma noored, et nad ei taha isegi, et meil nii palju vanasid oleks. Väga huvitav. Said sel hooajal, kui kirja 15 mängu, jäite tabelis 8. Oli õigus. Jäid ise sellise poole hooaega rahule? Ma arvan küll, et meil oli natukene siuke raske aeg ka seal, et kui mina sinna jõudsin, läksid hästi paljud ära, et meil oli väga suur siuke uus meeskond nagu. Miks nad ära läksid? Ma ei tea, et hästi paljud läksid laenule ja läksid, aga nüüd on meil oli siuke uus võistkond nagu uued näod ja ma arvan, algus läks väga hästi, siis vahepeal tuli siuke, ma ütleks halb periood, aga ei olnud kõige parem periood ja siis jälle lõpuks läks väga hästi, hakkasin mängima jälle ja ma arvan, ma võin rahul olla ja teades nagu inimesi, kellega ma olen rääkinud Kölnis, nad on öelnud, et nad on ka väga, väga rahul minuga. Sa oled maininud mõnes intervjuus, et tehakse seal ka individuaalselt palju trenni? Jah, et ongi näiteks see jõusaali osa ongi, et see on kõik, sul on testid öeldakse, et me arvame, et kui sa teed seda, siis selle abil sa saad kõige kiiremaks, paremaks, jõulisemaks ja meil on näiteks trenni ajal on ka, et meil üks päev anti siuke kaart, kus mis sa pidid ära täitma, mis sa arvad, mis su tugevused ja nõrkused on ja siis oli koosolek mul, et jah, ma arvame, see on ka sinu tugevus, nõrkus, et me teeme seda nüüd, et neid paremaks saada. Mis asju sinu puhul praegu arendatakse? Või plaanitakse teha? Ja tegelikult nad ütlesid ühe väga asjad,
me ei vaata nii palju su nõrkusi, me vaatame su tugevusi ja teeme nendest nagu sinu siukse siis nagu relva veel tugevamaks. Et me näeme, et su triblamine, su mängu nägemine, su sööt on väga hea ja me arendame seda veel, et su esimene puude olekski nii, et saadki seda kasutada ja me teeme sellest nagu sinu selle siis relva. Et see ongi sinu see. Ja vaata, mõne puhul öeldaks niimoodi ka, et kui on hea paremajalgne mängija, siis ta ei peagi suruma lõpuni seda, et hakka nüüd vasakuga väga hullult peale uhama, vaid tee see parem jalg nii heaks, et sa lööd sellega iga kord ära. Vaata Messi kasutab paremat jalga, aga enamus ajast on see vasaku jalaga ja kui sa, minu meelest ongi, et kui sa nagu saad hakkama sellega, siis muidugi nõrkus peab treenima, aga kui sul on see üks nagu salarelv, millega sa saad alati vastasest mööda või alati aitab see mängus, siis seda veel paremaks teha ei ole nagu halb. Kui tihti teil need, nimetame nende arenguvestluseks või mis iganes asi see on, kui tihti teil neid asju on või kui tihti teil sinu sellist personaalset programmi üle vaatate? See vist on minu meelest 3 korda aastas, vaatavad üle, aga seal on, nagu ma olen öelnud, üks mentorisugune inimene ja temaga on alati, et kuidas sul läheb, mis sa arvad, et mis mina arvan, kuidas sul mängul läheb, kuidas sul trennides läheb, mida mina arvan. Kas tema on pigem sul nii-öelda vaimne tugi või ta ikkagi jälgib ka sinu sellist füüsilise mingit ta on numbreid? Rohkem siuke klubi poolt antud, et sina pead selle temaga tegelema. Et kui temal midagi on, siis sina pead temaga, kui tema tahab midagi, siis mina pean pöörduma tema poole ja tema aitab mind nagu. Ja ta on nagu paljudele mängijatele? Mitte paljudele, ma arvan paarile mängile ja koos minuga nagu veel, et ta oli näiteks üks see, kes saatis mind ja ühte mu tiimi kaasas, kes on ka siis sellise nagu esindusmeeskonna siis selle potentsiaaliga vaata. Et ta oli siis üks, kes üks päev helistas tead, kuule, et ma sebisin, et mu hea sõber oli Liverpoolis ja Dortmundis ja Bayernis siuke füsio, et minge Dortmundi, et tema juurde, et ta vaatab teid üle ja ütleb, et kuidas teil on. Ja siis ta on nagu aitas sellega. Käisite läbi? Jah, öeldi, et väga hea põhi on. Põhi on hea. Seda me Eestis teame, et põhi on hea. Millal... Räägime sellest mentorist veel. Kui tihti sa ise nagu temaga ühendust võtad või mis need teemad veel on, mida sa puudutad? Tegid praegusel hetkel selle näite, aga on seal mingid siuksed elulisi või igapäevaseid asju ka, millega sa... Kui mul sellised elulised, siis ma ikka pigem räägin selle agendi või isaga, aga ta on nagu alati peale igat mängu kirjutab mulle, et mis sinu, et ta tahab teada, mis minu arvamus mängust on ja siis ta ütleb, mis tema arvamus mängust on ja vahepeal, kui on mingi asi, siis ütleb, et tule räägime, et mul on vaja rääkida suga ja räägibki, et kuidas ta näeb, kuidas ma kõige parem saaks areneda ja niimoodi. Aga kas ta on endine mingi jalgpallur või mingi treener või... Jaa, ta mängis minu meelest teises Bundesligas kunagi. Ja mõtlen, sellisel inimesel peab olema ikkagi mingi väga kõva selline analüüsi taust ka. Midagi võiks teada. Mis sa vabal ajal teed Kölnis? Magan. Vabal ajal ma ei tea, mis ma ikka. Et olengi, et kas õpin, mängin PlayStationit, käin kohvitamas sõpradega, tiimikaaslastega. On sul mingid sõbrad välja kujunenud seal? Jah, ikka, et on sõbrad, kes ütlevad, et tule meie juurde, me vaatame Champions League'i näiteks või tule meie, et me lähme kohvi jooma, et tule kaasa, et lähme võtame süüa kuskilt näiteks peale trenni või mingi see on siuke tavaline, nagu mul on väga hea siuke mõnus rutiin seal ja väga siuke mõnus, Köln on nagu väga ilus linn ja väga mõnus linn, et seal on alati midagi teha nagu selles mõttes. Xboxi mängid, mis mängu mängid? PlayStationit. PlayStation. Mis Fifat? Enam pole mänginud, sest see on halvaks läinud. Call of Duty't, Fortnite'i ja NBA-d. 4 mängu, mis ma mängin. Ikkagi korvpall on ka hinges ikkagi. Muidugi, jah, ma ei saa. Kas sa oled ka podcastide kuulaja või seriaali vaataja või pigem mitte? Seriaali vaataja rohkem. Ma podcasta väga ei ole kuulanud. Kui on, siis äkki seda BetSafe'i, kus on Tarmo ja need. Et seda ma olen nagu suht varast kuulanud juba. Aga seriaale ja filme ma vaatan hästi palju selles mõttes, et vabal ajal mulle meeldib vaadata, näiteks võtad söögi ja lähed vaatad mingit filmi või seriaali. Sa oled rääkinud, et sa oled ühe sammu kaugusel esindusest. Mida see tähendab? No loogiliselt, kui sa vaatad, siis duubel ja järgmine samm on ju esinduseni ju selles mõttes, et seal ongi nii, et see ongi nagu loogiliselt mõeldud minu jaoks, et see ongi nagu minu jaoks siis nagu see järgmine samm, mida mina pean tegema nagu.
aga mida sa tegema peaksid selleks, et sinna jõuda? Ma arvan, et see on, kõik on jällegi minu kätes. Näita nüüd see hooaeg, mis tuleb, et näita, et sa oled liiga hea selle 4. liiga jaoks. Et näita, et duubel ei ole, et sa oled parem duubli jaoks, et sa väärid seda esinduse kohta. Muidugi on õnne vaja, et midagi langeks kokku, aga ma arvan, kõik on minu kätes, et mine näita nagu. Sa muidu käite duubliga kõik koos või käid ise eraldi esinduse mänge ka vaatamas? Ma ausalt ütlen, sul on väga ei käi esinduse mängu vaatamas. Kui ma vaatan telekast. Kui ma käin, siis kui pere on või keegi on, et näen iga päev neid jalgat näen iga päev, et ma enamus ajast on ka see muidugi, et meil on mängud samal ajal, sest nad ei taha, et kui meil on samal ajal mäng, siis nad ei pea, et ultrad ei tule meie mängu vaata. Siis nad saavad rahulikult, Urvas ei pea nii palju olema. Et siis nad lähevad sinna kõik. Sa ütlesid, et ultrad ei tule teie mängu vaatama. On see siis tihti, et esinduse või öelda Kölni fännid tulevad siis teie mänge vaatama? Jaa, et see on nende, see ongi see nagu kultuurishokk, mis ma sain seal. Et see on nagu nende vahe siin, mis meil on. See ongi nende elu nagu. Nad tulevad meie mängu ja järgmine päev lähevad vaatavad esinduse mängu. Palju neid tavaliselt on või kuidas see välja näeb seal? Ma arvan, neid tavaliselt on mingi 1000-1500 äkki. See on ikka möll. Et seal on nagu reaalselt võtavad üles, nad ütlevad, come on, et toetame. Ja võtavadki, mina ei saa laulus arvust laulavad, sest saksa keel pole veel nii hea, aga see on vägev nagu, kuidas nad laulavad ja kuidas nad aitavad tegelikult tiimi kaasa. Vastasmeeskonda, no teades need saksa ultraid, siis kas loobivad vastasmeeskonda mängid ka asjadega? Kohtunik on loopinud seal, et ma mäletan, et meil käisid vihmavarjudega, nagu vihmavarjud toodi turvade poolt, et nad loobivad, kui ei ole hästi läinud või midagi, siis ikka on. Päris äge selles mõttes, et mõeldes praegusel hetkel, ma ei tea, Levadia või Flora või Paide duublit käia, selline mingi publikum vaatamas päris äge. Jaa, et see, et näiteks juba, et igal nagu klubil on ultra seal selles mõttes, et peale vist et teiste duublite seal vist ei ole, aga nagu teistel klubidel on ultrad, et see on juba, kui sa lähed sinna näiteks mängisid selle Duisburgi vastu, kes nüüd läks 3. Bundesligasse. Mängisime 19,000 inimeses nagu. Rohkem kui Eesti liigas on terve hooaja peale kokku inimesi nagu. Väga jõhker. Ja see on nagu vägev, et lähed, riied tulevad välja sooja tegema, inimesed vilistavad, viskavad sind õllepurkidega. See on nagu vägev minu. Kas sul pulsi tõmbab kohe algul üles ka või? Või praegu juba oled nagu pigem harjunud? Olen harjunud, aga algus ikka sa mõtled nagu, minu jaoks on see äge nagu, et kui selline asi on nagu, see on minu jaoks nagu väga äge. Vägev. Kölnil on ju teada tuntud ka äge maskott. Jah, kits. Kits, räägi sellest kitsest ka. See kits on Hennes, ma ei tea mitmes, ma vist arvan 7 äkki. Muidu on loomaajas, aga enne igat kodumängu toodakse kits välja ja kits jookseb väljaku ääres ringi. Et vaatad, kuulad ikka kõigest aru saaks, see on ikkagi päris loom. See on päris kits, nagu kes on päriselt olemas, kes muidu on Kölni loomaajas. Mis ringi ta seal jookseb siis staadioni peal või kuskil ümber? Väljaku peal. Ta läheb väljaku peale. Tal on Kölni väike süke mingi vest seljas ja lähebki, enda jääb kinni ja läheb väljaku peale ja jookseb väljaku peal ringi ääres seal. Ja fännid on alati hullumas, kui see juhtub. Ja siis tuled juba meeskonnad välja. Ja enne saadet me jõudsime korra veel põrgatada, sa ütlesid, kunagi on see kits ära ka varastatud. Jah, lugu on, et Gladbachi fännid valastasid kitsa ära kunagi, et see on siis, sealt on nagu väikeses, nad on rivaalid ja Gladbach oli varastanud kitsa ära. Ja fännid hoiavad siiamaani seda meeles? Muidugi. Päris raju. Millal me sind esinduses näeme? Loodetavasti varsti, et mina arvan, et miks mitte see hooaeg juba, et miks, minu jaoks on alati, et miks mitte nagu, why not, selles mõttes, et kui ma piisavalt tööd teen ja piisavalt vaeva näen ja asjad kokku kukuvad, siis miks mitte nagu. Aga esindusega sa ju eelmisel hooajal veel trenni ei teinud? Ei teinud. Aga see nii-öelda nõustajad või need, kes seal aitavad, pigem on positiivsel vastatud? Ja, et nad ütlevad alati, et näiteks kui me rääkisime hooajast, nad ütlesid, et nad on rahul selle hooajaga, et see, mis mul oli ja et nüüd priisis on äkki saab esindusega, ei tea veel, vaatab, mis elu toob.
Kui raske on noore mehena kodus teemal olla? Minu jaoks, kui ma ausalt nüüd ütlen, siis mul ei ole üldse raske. Et minu jaoks on see, et ma olen nagu nii palju iga kord koondisega hotellides olnud, kogu aeg eemal mingi turniiridel, et minu jaoks ei ole nagu see elamine üldse raske üksi. Seal on nagu, ma räägin, see Köln on nii hästi vastu võtnud ja muidugi aitab see, et mul see agent elab nii lähedal, et ma saan, kui midagi on temaga alati kokku saada. Et mul on alati mingi tegevus, aga sellist koduigatsust mul ei ole üldse nagu. Ühesõnaga, see agent põhimõtteliselt ikkagi aitab nagu seda nii-öelda tunda ennast rohkem koduselt. Ja. Sul on ikkagi mingi inimene, kellega rääkida. Ja, et aitab mind nagu väga palju mentaalselt, ma arvan ka sellega, et jah, et nagu ma ütlesin, koduigatsus mul ei ole üldse nagu, et ei ole nii, et ma olen nagu Saksamaal on nagu issand, tahaks nii haigelt tagasi minna nagu. Seda ei ole, et jah, nüüd kui mingi nüüd tagasi, mis ta on, et suvi on ja sõbrad, aga sellist, et ma olen Saksamaal, et siis ma pean tagasi minema, et ma ei suuda nagu sellist asja ei ole. Aga pere käib tihti külas või? Jaa, suhteliselt tihti, et nüüd vist oled ka suvel, et see õnneks Kölni on nagu väga lihtne saada ka, et see ei ole kuskil ei tea kus, et seda on väga lihtne saada, et aga käivad seal, ma arvan, iga mingi 3 kuu tagant ka. Kui sa vaatad seda Eesti klubide ja Kölni nii-öelda organisatoorset poolt, siis mis meil kõige rohkem sinu arvates puudu on? Mis sa mõtled praegu? Mõtlen nagu selles mõttes, et klubide vaatest, et Eesti klubide vaatest, kuidas nad mingeid asju teevad, korraldavad, mis meil siin Eesti jalgpallis puudu on? See on nii raske öelda. Ma oskan sulle öelda praegu niimoodi. Ma arvan, võib-olla tõesti see, et kuidas nagu, et meil Eestis on nii, et äkki see, et me tahame alati, et seal on nagu, et me tahame seda, me tahame teda, et Saksamaal on, et ei, et meil on oma vennad, me teeme oma vendadega ja me saame nii kõrgele nagu. See mõttes, et Kölnis ka, et meil on omad vennad, me paneme oma vendadega ja me saame hakkama, peame hakkama saama nagu. Okei. Sa ütlesid, saksa keelt õpid ka? Jah. Ja see oli nii-öelda kohustus või? Jah, et see on kohustus, nad väga tahavad, et ma saksa keelt ära õpin. No mul oleks ka vaja seda, et ma saksa keel ära õpin, selles mõttes, et siis oleks mul ju lihtsam nagu trennides olla ja inimestega rääkida. Kuidas sellega läheb? Väga hästi. Ei, et raske, aga küll see üksid tuleb. Aga enamus trennis räägitakse saksa keeles ja keegi põhjendab sulle inglise keeles või kuidas see käib? Jalgpalliga on huvitav see, et sa saad aru, kui jalgpallil on oma keel, kus sa aru mõtlen, et kui trennis midagi saksa keeles kirjutad, sa saad aru nagu. Aga kui on mingi täpsem asi, siis treener ikka või keegi inglise keeles ütleb mulle, et jah, aga muidu jalgpalli nagu keelest sa saad aru, vaata, mingi harjutus, sa saad aru, mis tegema peab. Millal tagasi Saksamaal lähed? Esmaspäeval pean olema seal, et hakkab minu, ehk siis tiim kogunes eile ja kuna mul olin koondises, siis ma sain natukene pikemat puhkust ja esmaspäeval ühinen. Ja siis hakkab hooajate valmistus? Ja hooaeg algab teil? 27 juuli minu meelest. Okei. Nüüd hakkab kõva raidumine? Hakkab pihta. Tead juba ette ka, mis seal tuleb või? Ma ei tea, aga kui hooaeg hakkaks lõppu öelda, et Saksamaa priisis on väga raske, nii et ma ei tea, mida oodata. Kunagi tulevikus saame rääkida. Tulevikuvaadatest rääkides, siis sa ise arvad, et Saksamaa liiga võiks sinule kui mängija tüübile sobida? Ikka, et ma arvan, et Saksa liiga on väga palju siuke füüsiline ja väga siuke üles-alla, et ma arvan, see sobiks mulle, ma jaksan väga palju üles-alla joosta ja seal on vaja hästi palju tööd teha. Sa ütlesid, et tahaks top 5 liigas olla põhimees. On, kui sa nendest top 5 liigast midagi valima peaks, kus sa tahaks mängida? Inglise liiga, ma arvan. Ma arvan, Inglise liiga oleks minu jaoks kõige parem ka. Et, miks sa nii arvad? Ma arvan, see tempo on seal kiire ja seal ongi nagu vaja siukest tehnilist ja füüsilist nagu, et pigem tehniline kui füüsiline osa. Et see on väga tähtis. Ja Inglise liiga on ikkagi kõige parem liiga, mis meil on. Ja siis ei pea mingit muud keelt õppima. Siis ei pea muud keelt õppima. see on kõige suurem asi seal taga. Oled sa siis mingi Inglismaa liigast mingi klubi fänn ka või? Või sul on mingi teine? Mul on Barcelona minu klubi ikkagi. Okay. See on juba sellest ajast, kui Nimar sinna läks ja siiamaani. Vägev.
Nii, aga ma küsin mõned sellised ka, mis võib-olla võtavad veits mõtlemist, aga ma tean, et sa leiad hea vastuse. Kus sa loodad olla 5 aasta pärast? Top 5 liiga põhimeeskonnas. Siis võiks juba Inglismaal olla? Siis võiks juba Inglismaal olla. 5 aasta pärast, okei. Mis, teeme selle tükkideks ka, mis sinu selline unelmate karjäär siis välja näeks? Või stsenaarium? Ma arvan, siis oleks äkki see aasta siuke Bundesliga saaks sinna ja sealt edasi siis kas mängida Bundesligas ja vaadata, kuidas sealt, et kui sa juba oled Bundesligas, siis see on top nagu, et Mida see Kölni jaoks tähendas see, et nad see aasta uuesti Bundesligas on? ma arvan, see tähendas, see oli see, et nad pidid seal olema nagu. See ei olnud nii, et seal ei olnud väga valikut, et kas nad pidid olema Bundesligas, et Köln on Bundesliga klubi nagu selles mõttes ikkagi. Kui sa ennem juba mainisid seda, et analüüsisid oma tugevusi ja nõrkusi, sa pidid ise ka need välja tooma, mis su kõige suurem tugevus on? Ma arvan jalgpalli siuke IQ ja selle mängu arusaam ja platsi nägemine. See on nagu minu jaoks siuke ettearvamatus, et teen suhteliselt praktiliselt mängus see, mis tundub nagu mulle naturaalne. Aga mis kõige suuremaks nõrkuseks pead? Või millega tuleb tööd teha? Ärme küsi, et mis kõige suurem nõrkus, aga millega tuleb kõvasti veel tööd teha? Pigem võiks ju nõrgemat jalga paremaks saada alati. Ma arvan, et see on igal inimesel, ma arvan. Kõige suurem inspiratsioon nii-öelda mängijana? Kes sul olnud on? See on küsimus. Või keda sulle meeldib isegi praegu vaadata? Praegu mulle meeldib muidugi Jamalli vaadata, aga kui ma väike olin, siis ma ikka vaatasin Neymari ja üritasin kõike teha, mis tema tegi nagu reaalselt kõik tähistused, kõik asjad üritasin teha, mis tema, kõik juuksed, kõik olid. Oli jah? Päris äge. Aga praegu siis Jamalli pigem vaata? Vaata, jah. Oled intervjuus ka maininud, et isa on öelnud sulle, et Eestis tuleks minna võimalikult vara välja välismaale ja olla seal võimalikult kaua. Miks sa arvad, et see nagu õige selline formaat on? Ma arvan, et kui sa lähed nagu võimalikult vara Eestist ära, muidugi sa pead minema ikka õigesse kohta, ei ole kuskile, ma ei tea kuhu on ju, aga seal on nagu nii teistsugune siis see market sinu jaoks, et kui sa Eestist teed läbimurde, siis see on hea, aga see ei pruugi olla nagu nii hea, näiteks kui sa lähed kuhugile Sveitsi, teed seal läbimurde, seal on poole rohkem võimalusi, sa oled selles marketis, inimesed teavad sind seal ja seal on nagu poole suurem see võimalus kuidagi edasi saada kuhugi. Aga noortele, kes sulle alt üles praegu hetkel vaatavad, soovitaksid sa pigem nagu, et nad peaksid ennem tõestama ennast Eestis või ikkagi võimalikult vara, vahet pole, kui mingi akadeemia võimalus on, siis tuleb minna? Kui sul on hea võimalus ja sa arvad, et sa oled valmis selleks ja sa arvad, et see on sinu kõige parem otsus, siis mine. Pigem ikkagi see variant, et tuleks ära minna. Tuleks ära minna. Koondisest ka. Koondises sul kirjas 5 mängu, viimased 2 mängu olid meil alles hiljuti siin, said korralikud minutid. Sain. Aga päris valusad kaotused mõlemad. Väga rõvedad kaotused olid. Ma arvan, eriti see esimene ja see teine ka, et ma arvan, et me näitasime, et me suudame, eriti teine mäng, suudame isegi tüppuda vastu nagu hakkama saada ja siis siuke värav, et nagu jälle, et Max teeb kõik, mis ta suudab, pall läbi jala alt, põrkab latti ja mingi võtab veel värava tagant ja lööb ära, et siuke ülirõve, aga nagu ma arvan, siit on ainult nagu hea edasi minna. Mis tähendab sulle mängida Eesti koondise eest? Ma arvan, see tähendab mulle nagu ongi nagu sellist uhkust ja au, et ma saan nagu esindada oma riiki ja näidata nagu tuua inimestele rõõmu, kes tulevad nagu reaalselt mängu vaatama. Ja ma arvan, et iga inimene ju unistab Eesti koondises mängida. Mis sulle tundub, või võtame niipidi, mida Henn ja kompanii hästi teevad? Et, kas sulle endale tundub ka, et me liigume õiges suunas? Ma arvan jah, et meil on väga hea süke staff, treening staff, et see, kuidas me trenni teeme ja kuidas me mängule lähme on väga, väga top minu meelest, et ma arvan, eriti see, et me teame nagu tiimi siseselt, meil on väga hea energia, et me teame, et millal on vaja nagu olla väga tõsine, teha tööd,
aga samas me teame, millal ka võib nagu nalja teha ja millal lõbutseda selles mõttes. Et see on väga hea nagu siuke balance meil. Aga on mingi teine tehniline asi ka, mida nad sinu arvates ikkagi väga hästi teevad, võrreldes, noh. Ma ei saa võrrelda, on ju. No, aga noortekondistega ikka saad. Ja ma arvan, see veits rohkem siuke vabadus, et nad annavad sulle mingi sellega, ütled, aga kui sa näed mängus, et sul on see, tee seda nagu. Et mis tundub normaalne, et ei suru raami ja et nagu annavad sulle nagu nii palju nagu sa tead kõike, mis vastane teeb praktiliselt. Mida nad võivad teha, kui nad seda teevad, mis me siis teeme, sa tead nagu kõike. See on nagu siuke, see ettevalmistus on väga hea. Siuke kõva vastasanalüüs. Jah. Vägev. Kus sa näed Eesti koondist 5 aasta pärast? EM-il. 5 aasta pärast? 5 aasta pärast. 10 aasta pärast? MM-il. Ja su enda peas on see ikkagi reaalne? Muidugi, et miks mitte nagu me oleme väike riik, aga miks mitte nagu ma ei näe mingit pointi, et miks me ei peaks saama. Aga mida me siis muutma või mida me siis arendama peaksime, et me sinna jõuaksime? Seda on raske öelda nagu ma ise nii noor, ma ei tea veel, aga ma arvan natuke siuke tõsisus, et olla nagu tõsisemad, et inimesed, eriti need nagu, et me teame, et okei, minust saab jalgpallur, ma nagu võtangi nüüd, ma teengi nagu kõik, et minust saaks jalgpallur. See nagu. Okei. Sa oled noortekondisest ka läbi käinud oma jagu, mida see on kaasa andnud sulle selleks, et A-koondises läbi lüüa? Minu meelest noortekoondis peaks olema nagu, siis ongi sul see, et see valmistub sind A-koondiseks. Ja ei, ma arvan, noortekoondis on mul väga palju need välisamängud, kui sa mängid ikkagi top-riikide vastu. Et see annab sulle väga palju ja minu meelest noortekoondised on kõige paremad nagu tripid ja kõige paremad need, sest sul on sõbrad, sa oled esiteks tellid ja sul on trennid ja sealt ma olen äkki saanud siukest nagu targemaks natuke, sest ma olin enamustes koondises kapten ja siukest liidri rolli ja siukest nagu kuidas hoida nagu külma pead. Aga see vastutus meeldib sulle? Jah, et kui mind usaldakse sellega, siis ma täidan selle ära nagu. Me tegelikult lasime kuulajatel ka küsida hästi palju küsimusi ja kuna sa oled nii populaarne mees, võiks öelda nagu nii noorte seas kui ka vanemate inimeste seas, siis meil paari tunniga tuli nii palju küsimusi, et hea, et meil Sokkerneti serverid kokku jooksnud. Aga me tegelikult oleme neid hästi palju küsimusi juba käsitlenud selle teema jooksul, selle intervjuu jooksul, mis me praegu oleme teinud. Ma võtsin siia veel mõned lisaks, mida sealt välja noppida ja võid täitsa avameelselt vastata. Millise ajaloolise jalgpalluriga tahaksid samas tiimis mängida ja miks? Ronaldinhoga. Ja miks? Ma arvan, et see, kus ta mängib, no ma näinud ainult klippe ja videoid, aga see, kus ta mängib, ma arvan, see on nagu nii lõbus ja ma arvan, ta teeks on nagu nii palju paremaks mängijaks. Vägev. Kas Haaland või Anier? Anier. Miks? Edri Anier on parem. See on minu vastu. On parem. Tore kuulda. Kuidas end mänguks valmistud? On sul mingi muusikapala või mingi rituaal, mis looma välja ajaks? Ei, ma olen väga lõdva enne mängu, nagu väga, et ma teen omad asjad, mis mul on vaja teha, mingid rullimised, kui on vaja mingi väike massaaž, aga muidu kas räägin inimestega juttu, räägin füsiotas juttu. Ma ütlen sulle ausalt, et enne euromänge ma mängisin Candy Crushi. Enne igat euromängu mängisin Candy Crushi. Nii et aga see oli sellepärast, et lihtsalt lõbus või et nagu pea tühjaks saada või mis? Ongi, mul on kõik oma aktivatsioon tehtud, mul ei ole midagi teha enam ja mind nagu häiri sa vaata, inimesed ütlevad, et sa pead valmistuma, mõtle mängu peale. Minu meelest just, kui sa mõtled nagu üle, siis sa oled mängus nagu paanikas. Siis minu meelest jalgpalli peab mängima nagu naturaalselt, mis tuleb, nagu teed selle ära lihtsalt. Ja minu jaoks ma olen lihtsalt nagu lõdva nagu enne mängu ja kui mänguks läheb, siis ma olen valmis nagu kõiges. Mis on üks asi, mida inimesed tavaliselt jalgpalluri elust ei tea? Et kõik ei ole nagu üles alati. Et vahepeal on sul nagu väga nagu madalaid punkte ka, aga lihtsalt teist inimesed vaata ei näe seda.
ja see teekond sinna nagu üles on tegelikult nagu poole raskem, kui see välja näeb. Okei. Lisaks küsiti, millal poksima tuled? Kutsuge, kes kutsub, ma tulen. Tegelikult vist seda küsis kickboksija Henri Rohtla. Henri. No Henri, kui sa mind kutsud poksima, siis ma tulen. Siis ta tuleb, nii et tasub kutsuda. Mis nõu sa annaksid 10-aastasele jalgpallurile, kes on mängimist alustanud 4-aastaselt? Umbes sama nagu sina, aga sina valisid, seal pidid kossu ja sul oli see dilemma seal. Ma arvaks seda, et kui sa tead, et sa tahad saada jalgpalluriks, siis tee tööd lihtsalt. Pea maas ja tee tööd. Et ja kui võimalus tuleb, siis pead kinni haarama sellest. Et see on ainuke ja vahet ei ole, mis juhtub, et tee tööd edasi ja kui väga-väga tõesti tahad, siis ma arvan, kui sa väga tahad seda ja teed tööd, siis see tuleb. Lemmik tiimikaaslane koondises? Mul on nii, ma saan kõigi väga hästi läbi, aga kui ma peaks valima ühe, kellega ma bussis koos olen, trennis koos olen, siis see on Rocco. Et meil oli miskipärast siuke kohe koondises siuke klikk ja ma võiks öelda, et me oleme lihtsalt natukene 2 tarka inimest, kes omavahel läbi saavad. 2 tarka inimest, okei. Ma arvan, et sa ei mõelnud seda sellega, et teised ei oleks. ei, mitte seda, lihtsalt need on targad. ja, aru saada. Kui sul oleks üks mäng, mida sa veel ühe korra läbi elaksid, siis mis mäng see oleks ja miks just see mäng? Ma arvan, see võiks olla... Kas see jääb täpselt samamoodi? Kui jääb täpselt jah, siis oleks, ma arvan, kas see Pala Tauni vist Järnani mäng. Või siis noortekoondis oli meil Norraga mäng, kus me mängisime 2-2, kus me viimase minuti värava lõime. Et see oli väga nagu emotsioonikas. Ja ma arvan, need mängud on nagu kõige... Ma reaalselt tahaks uuesti läbi elada sellist kogemust. Kui saaksid ühe reegli jalgpallis ära muuta ja lisada täiesti pöörase reegli, siis mis see oleks? Kui ma saaks ära ühe reegli, keegi võiks mulle selgeks teha käereegli, siis ma ikka ei saa aru, kuidas see nagu käereegli. Nüüd on mind, kui põrkab vastu jalga, vastu kätt. Ma mõtleks, et käsi on käsi, nagu ma ei tea, kui see pihta läheb. Ja kui ma saaks ühe pöörase, siis kui igal satsil on üks wildcard, me rääkisime selles koondises, et iga satsi võiks olla üks wildcard, saad ühe mänge juurde panna või midagi teha. Nagu ütleme nii, et meil on üks, me paneme, et me mängime 13 mängaga täna või 12 mängaga ja vastast sa saad ka valida midagi. See oleks minu põõrane reegel. Nagu, aga see oleks nagu igal mängul sul on üks wildcard. Igal mängul sul on üks wildcard, mida saad kasutada. Ja te ütled, ma panen täna 2 väravahti. Ma panen 2 väravahti täna või me mängime 13 vennaga täna. Päris hea. Aga nemad, siis vastasel on ka see wildcard. Vastasel on ka, aga sa ei tea, mis vastasel on. Jah. Päris see on täiesti pöörane reegel. Päris hea. Kuidas sa tavaliselt taastud pärast väga väsitavat mängu või trenni? On sul mingi selline rutiin, mida sa teed ka või? Ma käin spaas ja saunas, et see on minu jaoks siuke lõdvastav, et minu jaoks ongi see on ainuke asi, mis ma teen. Et ma olen vist veel nii noor õnneks, et ma taastun nagu ära. Sekunditega nii, et veel ma ei pea muretsema selle pärast. Mille üle oled sa praegu kõige rohkem uhke? Ma arvan selle, et ma olen jõudnud nii kaugele selle abiga, et ma olen ise tööd teinud. Et keegi ei ole mulle nagu andnud midagi. Et ma olen ise vaeva näinud, ise tööd teinud selle nimel, et ma olen nii kaugele jõudnud. Mis on kõige kummalisem kuulujutt, mida sa oled enda kohta kuulnud? On midagi sellist? Keegi rääkis, et ma käisin korvpallis sellepärast, et mu ülakeha ja alakeha oleks tasakaalus. Ja siis ma pidin ütlema, et ei, et ma niisama mängisin, et siis mulle meeldis mängida korvpalli. Okei. On sul mingi hommikurutiin ka või pigem läheb loogilist rada? Läheb, ma arvan loogilist. Üks asi on, et mulle väga hommikusööki ei meeldi süüa lihtsalt, see on ainuke asi. Et ma tavaliselt teen trenni ka nii, et kas joongi vett või võtan mingi õuna või midagi, et mulle hommikusöök väga, ma ei suuda süüa, kui ma hommikuti üles ärkan. Kas sul on mõni elu moto või lause, mida sa sageli meelde tuletad?
It is what it is. See on minu, et seda ma ütlen kogu aeg. Juhtub, mis juhtub, noh. No sul on fänne palju, seda me juba jõudsime mainida, aga kes on see inimene, keda sa ise nagu salaja fännad? Keda ma salaja fänn on? Jah. Äkki on mingi Eesti oma, siis saab natuke intriigi ka siia. Ma vaatame tiimikaaslastele põhjalt, koondise tiimikaaslastele, aga viimati, ma ei tea, mulle meeldib, kui ma vaatan Kossu, siis Vaaks oli äge, kui ma vaatasin Grama nende mängu, nii et ma arvan Vaaksule nagu elasid kuskil mõttes kaasa? Jah, see on siuke, et kui ma peaks Eestis mõtlema. On sul mõni hüüdnimi ka? Kuidas sõbrad sind kutsuvad või? Patu on need, mis minule öeldakse. Ja mu saast öeldakse Pats lihtsalt. Vägev. Kuule, suurepärane vestlus on olnud meil täna ja ma siiralt tänan, et sa tulid. Soovin sulle edu selle raskel hoo ettevalmistusel, mis nüüd hakkab raidumine. Ja meie täname kõiki vaatajaid, kuulajaid, kui tahate kedagi või soovitada kedagi, kes võiks meie saatesse tulla, kirjutage ikka YouTube'i kommentaariumisse ja olge mõnusad.